Rakveres oleme me 4 aastat tagasi mõelnud, et see on õige asi, millega üks linn võiks tegeleda ja nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui EAS-i ettekannetes samamoodi tuli välja, et teema on aktuaalne ja Andres Jaadla nii-öelda presentatsioon keskuse tegemistest, ma usun, et andis sellise ülevaatliku pildi, millega me tegelenud oleme. Kõike ei jõua rääkida, aga konverents on veel ees ka. Nii, aga õhtupoolne osa siis kannab meil pealkirja arukast kavandamisest targa ehituseni. See väljend on siit eelnevates ettekannetes vist mõnikord läbi juba käinud ja põhimõtteliselt on siis tegemist building information modelingiga, mille tegelikult kõige tähtsam koht on just nimelt selle I kohal ehk informatsiooni koha peal. Natuke iseendast ka, et olen arhitekt, käinud Tallinna Tehnikaülikoolis, lõpetanud kunstiakadeemia, ehk siis viimased 20 aastat juba nii-öelda projekteerimises otsapidi sees. Ja siin ma esindan BIM Aiandit, kes siis tegeleb nii-öelda BIM-mudelite, võiks öelda siis selliste, või virtuaalsete ehitusmaterjalide tootmisega. Aga et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alati alustada algusest. Et selleks, et see BIM nii väga müstiline ei tunduks. Ma arvan, et see vidin on kõigile tuttav. Kõik, kes vähegi joonestamisega kokku puutunud on, siis teavad, mis on. Kaasa arvatud mina. See oli minu esimene töövahend. Sellega oli täitsa okei, esimesi kursusi võid teha. Aga peagi jäi see lahjaks. Ja järgmine vahend oli juba selline, mis käis juba laua külge rööpjoonlaud. Sellega läks kohe palju kiiremini. Aga nagu ikka, asi areneb edasi, viimastel kursustel jäi ka see nõrgaks. Ja kui juba sai enda kätte Robotron töölaua, siis tundus, et ega rohkem küll midagi vaja ei ole. Et nüüd on juba kõik päris hästi ja töö läheb päris kiiresti, võrdes kogu eelnevaga. Aga natukese aja pärast olime sellises kohas. Et tegelikult see tundus antud hetkel revolutsioonina, aga kui nüüd tagasi vaadata, oli tegemist täiesti tavalise lihtsalt evolutsiooniga. Et oma olemusel projekteerimises mitte midagi ei muutunud. Et täpselt samamoodi lihtsalt sa tegid oma töid arvutiekraanil, mitte paberi peal. Lõpptulemusena keskendusid ikkagi sellele, et mismoodi ta printides välja näeb ja mismoodi ma seal paberi peal need kaustad saan kliendile üle antud. Isegi see, et kui tänane töölaud näeb välja midagi taolist, isegi see ei ole oma olemuselt mitte midagi teist. Ehk siis tegelikult, nagu ütlesin, on tegemist evolutsiooniga, mille ainuke eesmärk on projekteerija töö nagu lihtsustamine. Ja mingis mõttes on ka praegune mudelprojekteerimine, ehk siis nii-öelda BIM, on ka selles samas seisus, et ta tegelikult on lisaks üks natukene arenenum töövahend projekteerija laual, mitte midagi sellist revolutsioonilist. Aga selleks, et sellest mudelprojekteerimisest siiski midagi enamat saada, et ta ei oleks lihtsalt niisugune üks väike evolutsiooniline samm, peaks just nimelt keskenduma sellele BIM sõnas olevale I-le ehk informatsioonile. Et kuidas seda informatsiooni siis sinna BIM-i saada või kuidas seda BIM-i saada või kuidas seda maja mudelit nii-öelda üles ehitada. Et meil on põhimõtteliselt üks valik, et ma teen need ehitusklotsid, teen kõik tooted ise. Joonistan ise akna, panen ta paika, joonistan detailideni ise igasugused tehnoseadmed, panen paika, panen sinna nii palju infot, kui oskan. Aga see on üldiselt projekteerija jaoks väga ressursimahukas. Ja ütleme tavaprojektbüroo jaoks ja ütleme eriti väiksemate büroode jaoks suhteliselt üle jõu käib. Ja see on ka, see teen ise on ka üks põhjusi, miks see BIM
kuna ta on juba minu mäletamistel peaaegu 10 aastat olnud nagu teema, et miks see asi ei ole siiski läinud massidesse ja alles praegu räägitakse sellest kui millegist uuest. Teine võimalus on see, et ma pöördun nagu ikka, pöördun interneti poole. On olemas ports saite, kus on olemas nii-öelda need elementaarsed töövahendid, et meil on seal mingi valik aknaid, midagi mööblist, midagi on, aga nende kvaliteet kipub olema selline hästi kõikuv. Sa kunagi ei tea, mis sa sealt saad. Ja kui sa paned erinevatest kohtadest hangitud erinevaid tükke kokku, siis lõpptulemusena terve see maja mudel on üks paras asi pundar, ütleme nii, et kui teda on vaja kuskile konverteerida, üle anda, et siis hakkavad probleemid peale. Ja põhiline mure on just see, et see info-hulk on väga varieeruv, erinevalt vormindatud, ühesõnaga siin on tehnilisi nüansse tekib väga palju. Et kui ta ei ole mingisugusel kindlal standardi alusel tehtud. Ja teine mure on see, et väga tihti on keskendutud just nimelt geomeetriale, et oleks objekt võimalikult geomeetriliselt täpne, aga kujutame ette, et ühes hoones kui palju on valgusteid, tuhandeid, ja kui kõik need valgustid on väga täpselt välja joonestatud, siis lihtsalt isegi tänapäeval meil pole arvutiressurssi, mis suudaks seda mudelit nii-öelda siis käsitleda või töödelda. Sest et elu on ikkagi palju keerulisem kui joonis või arvutimudel. Ja et kui me seda liiga palju hakkame seda elu nagu geomeetriat väljendama, siis me oleme omadega jälle puntres. Et võimalik, et see on kunagi tulevikus, kui meil on kvantarvutid ja nii-öelda arvutusvõimsus on piiramatu, siis on see võimalik. Praegu veel mitte. Siin on üks väike lühike ülevaade ka nendest lehekülgedest, aga ma arvan, siin väga kuna publiku seas ei näe nii-öelda väga palju oma kolleege, siis ei ole mõtet neil väga peatuda. Aga neid on päris palju, neid tuleb ja läheb ja võimalusi on. Ja siis on üks võimalus on veel see, et mis väga tihti juhtub, et tehakse see mudel ära, vaadatakse, et me oleme nii-öelda probleemi ees, et me ei saa siiski korralikku mudelit, hakkavad vastuolud, ja siis minnakse tagasi, üks samm tagasi, minnakse selle tavalise lollikindla AutoCAD-i või ükskõik millise CAD-i peale, ehk keskendutakse jälle sellisele 2D joonisele ja sellele, et oluline on, et klient saaks oma selle paberipaki kätte, saab arve välja kirjutada ja rahumajas nägemist. Aga see ei ole, mingis mõttes see ei ole nagu selline tark projekteerimine, et ju mõte on selles, et meil ikkagi see hoone projekt mitte ei lõppe sellega, kui ehitus valmis on, vaid et see hoone projekt ikkagi elaks oma elu edasi ka siis, kui see ehitus juba valmis on töös, kui seal on vaja midagi muuta, saab töösõnaga, et kui maja hakkab oma elu elama, et siis hakkaks see projekt seal hoone kõrval samamoodi oma elu elama. Sest ma olen nagu olnud liiga palju situatsioonides, kus sa võtad nagu projekti selle hoone kohta, lähed kohale ja vaatad, et selle projektiga tegelikult ei ole mitte midagi teha, et võid selle kõrvale tõsta, siis kõik on natuke teistmoodi tehtud. Ja sa ei saa enam nagu hooneprojekti usaldada selleks, et viia muutusi olemasolevas majas, vaid et sa pead nagu nullist peale hakkama mingis mõttes. Et selle vältimiseks, selle tarkuse saamiseks oleks vaja tegeleda selle i-ga, ehk selle informatsiooniga, mis selles BIM-mudelis on. Ehk siis eesmärk ei ole BIM-i puhul mitte, et oleks geomeetriliselt võimalikult täpne see mudel, vaid et just nimelt oleks informatsiooniliselt täpne. Ma olen väga tihti kohanud olukorda, kus nagu BIM-ist räägitakse sellest, et kõige toredam asi on seal see, et kuidas sa saad seal majas ringi käia ja vaadata, et kus, mis asjad on. Tegelikult selle asja nimi on müügimaterjal. Iga vähegi tõsiselt võetav arhitekt vaatab joonist ja ta suudab seda ette kujutada, mismoodi seal on ringi käia, kust on valgused, mis seal toimub. Et see, et nüüd kliendile saab seda näidata, see on tegelikult ainult müügimaterjal ja tegelikult oma sisulises mõttes ta projektile väga palju juurde ei anna. Et ühesõnaga sisuliselt annab meile ainult juurde see, et kas meil on selles mudelis informatsioon või ei ole. Siin on üks näide, näiteks ühe valgusti kohta, mille me oleme teinud.
et milline see informatsiooni hulk võib olla, et selline lihtne asi, vaatad üks lamp, mis ta siis ikka on. Tegelikult on ühe valgusti kohta on olemas juba, see on üks valgusti ja siin on olemas meeletult palju variatsioone. Ja on väga täiesti erineva tulemuse annab, kui sa võtad siit ühest otsast variatsiooni, võtad teisest otsast variatsiooni. Sa saad väga erineva valguskeskkonna. Lõpptulemuse saad sa selle, et kas sul see töö tasapinnal olev valgus vastab normidele või vasta. Ja samuti on iga variatsiooni kohta on päris suur hulk informatsiooni, mis peaks olema selles nii-öelda mudelis sees, et meil oleks võimalik ka reaalselt nii-öelda seda reaalsust simuleerida. Kui seda informatsiooni ei ole, siis meil on lihtsalt üks klats laes ja kõik. Lihtsalt näitame ära, et võt, siin on valgusti, mis ta on, mis ta teeb, seda me ei tea. Aga samas geomeetriliselt on ta lihtsalt üks kast. Et kõrvaltvaatajale tundub, et mis see kast siis on, et ega sellega nüüd, mis mõttes see meie elu nüüd paremaks teeb, et me oleme siia kasti joonistanud. Et pigem siis tehke tingmärk, sisuliselt ongi tingmärk. Aga lihtsalt tingmärgil ei saa seda infot nii palju küljes olla tavaprojekteerimises, aga BIM-is võib olla seda infot väga palju küljes. Ja sealt me jõuangi nagu sinna, et see mudel peaks olema selline, et seda on võimalik kasutada kogu elutsükli jooksul, mis üldjuhul on umbes 50 aastat, et umbes iga 50 aasta tagant tuleb teha hoonele kapitaalremont. Et ükskõik kui moodsas ehitad, ükskõik kui säästva, kui tugeva, ükskõik millest sa ehitad, umbes 50 aasta pärast on meil see hoone moraalselt ja võimalik, et isegi mitte esteetiliselt, aga moraalselt on ta kindlasti vananenud. Ja kui meil on hea mudel ja ta on informatsiooniliselt täpne, siis me saame võimalik, et meil on võimalik seda tsüklit nii-öelda pikendada, kuna me teame täpselt ja me oskame paremini võib-olla ennustada, mis asjad vajavad vahetamist, nad ei jõua sellesse järku, et nad moraalselt täiesti vananevad ja lihtsam on totaalselt uus teha. Või siis, kui on uuendamine käsil mingi hetk, et siis on selle mudeli põhjal seda, kui ta on ajakohane, ta on nii-öelda hoonega koos käinud, et siis on seda lihtsalt lihtsam teha ja ka säästlikum teha. Ühesõnaga, et oluline on see, et kas meil on siis tegelikult, me räägime BIM-ist, aga reaalselt meil on BIM või BM või siiski meil on BIM. Et see on tegelikult isegi mitte niivõrd võib-olla arhitektide ja projekteerijate teha, vaid see on hästi palju sellises kliendi nõudlikkuses kinni, et mida ta tegelikult tahab. Et kas ta tahab lihtsalt ühte hoonemudelit, mis näeb välja nagu BIM, või ta tegelikult ka tahab seda BIM. Ja siit ka teisest küljest ka tootjatele, et kas nad lihtsalt annavad oma toodetest ühe geomeetrilise mudeli, et jah, pange see siin hoonesse sisse, või nad annavad oma toodetest ikkagi sellise mudeli, mis sisaldab ka kogu seda infot, mis selle tootega kaasas on, mis temaga reaalsuses kaasas on. Ehk siis kas me tegeleme building modelingiga või ikkagi selle päris building information modelingiga. Ma arvan, et see oleks selline lühidalt kõik, et siin ma ei hakka nagu tehnilistesse üksikasjadesse väga laskuma, aga selline BIM-i, minu jaoks selline BIM-i nagu põhimõtteline eelis või põhimõtteline olemus, see, et tahan südamele panna, et ärge vaadake seda, et kui tore on see kolmedimensiooniline mudel, vaid et vaadake, mis selle mudeli sees on. Just lühidalt kõik.